Alustan sellisest lihtsast faktist, või tegelikult need on kaks fakti. Esimene on see, et täna on EFI ajaloo kõige rahvarikkam registreerunute poolest, kõige rahvarikkam infopäev. Registreerunud on 108 inimest. Õnneks on Eesti Pank valmis saanud selle uue ruumi, kus seda infopäeva teha, muidu oleksime me hädas olnud. Teine fakt on see, et seda üritust salvestatakse ja see salvestus saab avalikult kättesaadavaks meie veebilehe kaudu. Nii et kui teil on küsimusi ja te küsite, siis arvestage, et teie hääl ja võib-olla ka isik saab selle lindil siis olema kajastatud. Ma loodan, et te olete nõus ja rahul selle lahendiga. See on vajalik selleks ka edaspidi huvilised saaksid endale vajalikku informatsiooni aruandluse kohta. Nüüd, kes olen mina? Mina olen Finantsinspektsiooni juhatuse esimees, Kilvar Kessler on mu nimi ja kui ma kuulsin, et siin on 108 inimest, siis loomulikult sellise poolpoliitiku instinktidena mina ütlesin, et ma tahan küll kohe alustuseks paar sõna öelda, et nii palju uusi meie kliente, kuigi ma näen ka siin tuttavaid nägusid, ei ole au iga päev kohata. Nüüd tõenäoliselt teie ja ka meie oleme üsna uuelaadses situatsioonis. Teil uus regulatsioon, krediidiandjate ja vahendajate seadus koos sellest tuleneva aruandlusega, meile samuti uuelaadne situatsioon. Meil ei ole kunagi ajalooliselt nii lühikese ajaga nii palju uusi järelevalvesubjekte meie kliente tekkinud. Me oleme mõlemad natuke sellises ebalevas võib-olla situatsioonis ja proovime üksteist paremini tundma õppida. Need on minule sellised situatsioonid väga meeldivad. Mulle meenub üks 2005. aasta lugu, kui ma olin Ameerikas. Õppisin seal, ma olin ainuke eurooplane ühes tudengite rühmas, kes siis oli saanud Ühendriikide valitsuse stipendiumi ja inimesed olid kõik sellised ebalevad, alguses õppisid üksteist tundma. Siiamaani mul on meeles tuli, ta jäi hiljaks üks hiinlane ja tal oli hästi raske kohver. Ja ma kuidagi sattusin tema juurde seisma ja mida sa viisakas inimesena ikka teed, on see, et aitad ju, kui tal on raske kohver, ja aitasin teda. Ja sellest sai alguse selline väga pikk ja siiani ka kestev ja sõbralik ja ütleks jah, soe sõbrasuhe. Kõik lihtsast viisakusavaldusest, millest tekkis usaldus ja usaldus kasvas üle sõpruseks. See sõprus läks isegi sinnamaani, et mul Hiina kogukond on väga kinnine ja kohalik siis Hiina kogukond läbi selle isiku võttis mind omaks, sellepärast, et meil oli väga lähedane suhe omavahel. Loodetavasti ka sellest esialgsest teineteise tundma õppimisest teiega, krediidiandjate ja vahendajatega, meie suhe kasvab üle konstruktiivseks, professionaalseks, avatud ja üksteist lugupidavaks suhteks. Praegu on seda liiga vara veel ette ennustada, aga nähes teie huvi, mulle tundub, et see algus on hea ja teeme nii, et sellest seadusest ja sellega kaasnevatest kohustustest me vastastikku saame hüve juurde ja teeme seda krediiditurgu, krediidivahenduse turgu paremaks, läbipaistvamaks ja tõhusamalt toimimaks. Aga ma siin nüüd lõpetaksin, et annaksin ekspertidele sõna üle, kes siis räägivad teile natuke, ütleme siis asjast ka, et mis ma ikka seda aega siin tiksutan. Tänud teile! Mina olen siis regulatsioonide ja aruandluse divisjoni finantsaruandluse spetsialist. Antud hetkel siis tegelenud krediidiandjate ja vahendaja seaduse alusel põhineva siis järelevalvelise aruandlusega. Ja sellele megi siis täna meie infopäeval siin keskendume. Me räägime kahest suuremast asjast, et üks on puhtalt siis aruandluse sisuline pool ja teine pärast minu kolleeg IT-osakonnast räägib siis ka tehnilisest poolest, et millised on need tehnilised esitamise ja edastamise nõuded, kellel on juba see aruandluskohustus olemas. Et alustamegi sellest, et minu nimi oli siis Merje Maripuu, kui ma ei öelnud, et siis mina räägin teile peamiselt siis kolmest asjast. Kellele seda aruandlusnõudeid kohaldatakse,
milliseid aruandeid üldse peab siis krediidiandja või vahendaja Finantsinspektsioonile esitama ja lähme ka detailsemalt konkreetsete aruandete juurde koos siis mõningate lihtsamate näidetega, et oleks lihtsam aru saada, mida see kõik endast kujutab. Et kuna see ilmselt on mitmetele uus, kes siis järjest tegevusluba saavad ja ka teistele huviobjektidele, kes on sellest huvitatud, et oleks siis veidikene selgem see. Nii, et kõigepealt räägiksime siis aruandluse kohaldumine, et kes üldse peavad Finantsinspektsioonile aruandlust esitama. Et loomulikult kõige esimesed on need juriidilised isikud, kellel on siis KAVS-i ehk siis krediidiandja ja vahendajate seaduse alusel tegevusluba. Et see on kindlasti, et nendele see kohaldub, et sealhulgas ka siis näiteks hoiulaenuühistud ja ka siis makseasutused, kui nad osutavad teenust, mis ei ole siis makseasutuste seadus ja e-rahaasutuse seaduse alusel reguleeritud. Ja teiseks, kellele see ka kohaldub, on siis sellised juriidilised isikud, kes ei ole krediidiasutused, kuid nende emaettevõtja on krediidiasutus siis Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis ning lepinguriigis on ta konsolideeritud järelevalve all. Ehk sisuliselt on siis pangagrupi siis emaettevõte, kellel on pank, siis nende tütarettevõtjad. Nemad ei pea küll luba taotlema antud seaduse kohaselt, aga aruandluse kohustus neile kehtib. Et need on siis need subjektid, kellele see aruandluse kohustus nõuded on suunatud ja siis meile Finantsinspektsioonile neid esitama peavad. Nii, kõigepealt võib väga üldiselt, et mis on üldse seaduses veidi selle aruandluse ja raamatupidamise korraldamise kohta öeldud, et need on üsna sellised enesestmõistetavad punktid, aga et aluseks on loomulikult KAVS ise, samuti raamatupidamise seadus, ettevõtte juriidilise isiku siis äriühingu põhikirjad, sise-eeskirjad ja kui ka mõni muu õigusakt kohaldub. Et samamoodi, et need on siis aluseks, mille järgi siis nii-öelda aruandlust koostatakse. Teiseks oluliseks punktiks, mida Finantsinspektsioonile esitama peab. Et siin on kaks suuremat punkti. Üks on, mis on koos majandusaasta aruandega, on üks kord aastas siis. On majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruande ärakiri, siis kasumi jaotamise või kahjumi katmise otsus ja üldkoosoleku poolt kinnitatud majandusaasta aruanne siis selle protokolliga või siis kinnitamata jätmisega. Ja seda siis 2 nädala jooksul pärast üldkoosoleku toimumist. Et need on siis need, mis on üks kord aastas vaja Finantsinspektsioonile edastada siis krediidiandjatel või vahendajatel. Teine suurem aruandlus, mis siis Finantsinspektsioonile tuleb esitada, on järelevalveline aruandlus. Ja see on see, millest me nüüd täna detailsemalt vaatame, räägime ja see on siis kvartaalne. Nii, veidi ka siis audiitorkontrollist. Et audiitorkontroll on kohustuslik krediidiandjale. Et krediidiandja tegevusloaga ja samuti siis need, kes on vahendajad, nendel kohustuslik ei ole audiitorkontroll. Aga kui neil on, siis audiitor peab ka nende kohta teavitama erinevaid asjaolusid, kui on mingi oht või rikkumine või mis on oluline selle äriühingu seisukohast. Et siin on seadustest välja toodud mõned punktid, et kui on tegevuse katkemise oht või mingi oluline rikkumine, kui on märkusega või vastupidine arvamus, siis audiitor peab sellest, selle äriühingu kohta, krediidiandja või vahendaja kohta siis Finantsinspektsioonile teatama.
Edasi, järelevalveline aruandlus. Järelevalvelise aruandluse siis sellised üldisemad põhiasjad, mida tuleks meeles pidada, et esiteks seda reguleerib rahandusministri määrus, mis on siis 19. detsembri 2015 määrus number 50. Et kes hakkavad selle alusel esitama aruandlus, siis sellega on väga tugevalt soovituslik tutvuda. Ja see meie siis esitlus täna ka sellel põhineb. Aruandeperiood, millele ma juba mainisin, on kvartal, ehk siis esitatakse kvartaalsed andmed ja see tähendab, et esitatakse siis 4 korda aastas vastavat aruandlust, mis on siis määrusega rakendatud. Millal seda esitada tuleb? Tähtajaks on 1 kuu pärast aruandeperioodi lõppu. Ehk kui on 31. märts, siis 30. aprill 1 kuu on siis see tähtaeg. Välja arvatud juhul, kui see viimane päev on siis puhkepäev, siis on järgmine tööpäev. Et sellega selle aja jooksul tulevad siis need kehtestatud aruanded Finantsinspektsioonile vajalikult siis tehniliste nõuete viisil siis edastada. Ja millal siis see kõik kehtima hakkab, on siis alates siis aruandeperioodile, mis lõpevadki 31. märts 2016. Et see on siis esimene periood, millal tuleb hakata aruandeid esitama. Käivete aruande juures ma hiljem mainin, seal on väike erinevus sees ja seal on oluline selle tegevusloa saamise hetk. Ja lihtsalt infoks ka siis see, et Finantsinspektsioonil on muidu õigus ka juurde küsida järelevalvelise teostamise eesmärgil muid ühekordseid aruandeid. Et hetkel ei ole midagi rohkemat kui see, mis on määruses kehtestatud, aga see õigus Finantsinspektsioonil jääb. Nii, järgmiseks. Milliseid aruandeid üldse koostada tuleb siis? Kõigepealt vaatame krediidiandjad, sest krediidiandjad ja vahendajad, seal on väike erinevus. Krediidiandjatel on siis bilanss, kasumine aruanne, tarbijakrediidilepingu käivete aruanne, tarbijakrediidilepingu jääkide aruanne, tarbijate aruanne ja bilansist maha kantud tarbijakrediidi nõuete aruanne. Et seal on 6 aruannet. Ja igal sellel aruandel on oma vorm, mis on toodud määruse lisades koos siis selgitavate kirjetega. Et me hiljem natukene korraks neid vaatame ka, et oleks selline üldine pilt tuttav, millised need on, aga need on siis 6 aruannet, mida peavad krediidiandjad esitama. Ja. Kas need kvartaalsed aruanded muutuvad ka avalikeks dokumentideks? Ei. Ei, need on ainult järelevalvelised eesmärkidel ja neid ei avalikustata. Palun. Krediidivahendajad. Krediidivahendajad on siis vähem aruandeid, kuna nendel ei ole konkreetselt siis bilansis neid tarbijakrediite, sest nad ainult vahendavad need. Siis nemad peavad esitama Finantsinspektsioonile 3 aruannet. Bilanss, kasumi aruanne ja tarbijakrediidilepingute käivete aruanne. See käibed on siis see aruanne, mida nad on selle perioodi jooksul vahendanud. Ja täpselt need on samad vormid, lihtsalt vahendajatel ei ole bilanssi, ei ole jääkide aruannet bilansist maha kantud ja tarbijate omad, sest et nemad on ainult vahendajad. Nii. Mõni ka sellised üldised alused, kuidas siis neid aruandeid koostada tuleb. Et bilanss ja kasumi aruanne on eurodes ja täisühikutes. Et see on ka määruses paika pandud. Ja teistes aruannetes on 2 liiki. On jäägid, käibed ja summad ja need esitatakse siis 2 koma kohta järelevalvelises aruandes. Eurodes ja kui on intress ja kulukuse määrad, siis nad on kujul i jagatud 100 ehk siis 0, ja 4 kohta.
et need on sellisel kujul peavad olema esitatud siis need numbrilised arvud, et kui on lihtsalt tarbijate arv, lepingute arv, siis on loomulikult täisarvudes. Ja paar sellist üldist põhimõtet, mis on ka, et loomulikult kui on välisvaluuta tehingutes mingisugused tarbijakrediidid välja antud, siis need tuleb ümber arvestada eurodesse ja Euroopa Keskpanga kursi järgi. Et need on samad, mis on raamatupidamise põhimõtted. Ja mis on kindlasti oluline veel on siis, kui aruandes esitavate andmete puudumisel, et kui ei ole näiteks üks periood üldse midagi välja antud, on tühi aruanne, siis see tuleb ikkagi esitada, aga see tuleb esitada tühja aruandena. Et kõik 6 aruannet andjatel ja 3 aruannet vahendajatel tuleb esitada. Nii. Jaa, palun. Et alguses mainisite seda, et kohaldub siis nendele juriisikutele, kelle emaettevõte on siis krediidiasutused. Et kas need aruandluse need asjad käivad kõikides vormides nende kohta ka, et sellepärast, et krediidiandjate vahendajaseadus ütleb, et nendele kohaldub ainult paragrahv 57-58. Ühtlasi küsimus puudutab seda, et kas krediidivahendaja all on mõeldud nii maaklerit, ehk siis krediidivahendajat kui ka agenti, kes vahendab ainult ühte siis. Et kuidas nagu selle koha pealt on, et kas agendid näiteks peavad ka aruanded esitama selle 3 punkti osas? Esimene küsimus on, et jah, nendele juriidilistele isikutele, kes on siis, kelle emaettevõte on pank, nemad peavad samamoodi aruandlust esitama. Jah, seda küll, jah. Aga pigem on siin küsimus puudutab seda, et aruandlused, mida peab esitama, et siin oli... Kõik, nemad on kui krediidiandjad ja kõik need 6 aruannet tuleb neile esitada. Me jäime siis bilansi ja kasumi aruande juurde. Skeemid ja selgitused on siis selle rahandusministri määruse lisades 1 ja 2. Kus on erandid? Erandid on need krediidiandjad ja vahendajad, kes esitavad juba kasumite bilanssi Eesti Panga presidendi määruse järgi või siis hoiulaenuühistud või siis makseasutused, kes esitavad juba bilanssi rahandusministri määrus. Et seal ei oleks topeltaruandlus, siis seal on need kaks erandit. Seega sellisel juhul nemad meile seda bilanssi ja kasumi aruannet ei esita. Teine aluseks on nagu meil seaduses lubatud raamatupidamisseaduses, et kes siis vastavalt kasutab IFRS-i või siis Eesti raamatupidamistava, et üks nendest on siis ka meie bilansi ja kasumi aluseks. Ja kõik aruanderead, bilansi ja kasumi read tuleb esitada, et kui mõnes selles skeemis teil ei ole mingit väärtust, siis sinna tuleb panna 0, aga see tuleb esitada, et ta on täpselt nii-öelda kinnine see skeem, et kõik need kirjed peavad siis jääma faili. Nii, ma võib-olla korra näitan teile ka seda bilansiskeemi, et ta on väga sarnane, mis on tavaline, ütleme, millega ilmselt on raamatupidamises ja aastaaruannetes nähtud väikese erinevusega. Tooks lihtsalt välja väikese erinevuse, mis siis on siin bilansis oluline, mis on just selle krediidiandjatel oluline, et on eraldi välja toodud tarbijakrediidid, nii lühi- kui pikaajalised. Et see on meie jaoks oluline ja ütleme, et see on see väike erinevus traditsioonilisest siis ütleme aastaaruande bilansist, et siia on vaja siis eraldi kirjad välja tuua. Ja need tarbijakrediidid on siis siin antud hetkel netosummas, et see 3.1 on netosummas, ta sisaldab allahindluseid, aga eraldi kirjel tuleb ära näidata, kui suur on allahindluste hulk. Et see on siis bilansi üks
üks eripära. Kasumi aruanne. Kasumi aruandes on siis põhimõte on ka, ta on kumulatiivne ehk kui näidatakse, siis esimene periood on jaanuarist märtsini, siis kui tuleb teine aruandeperiood, oletame, et aruandekohustus on siis siit jaanuar kuni märtsi lõpuni, siis teine on siis teine on siis jaanuar kuni juuni, et ta on kumulatiivne. Et see, et ei esitata iga selle perioodi kohta eraldi seda kasumi aruannet, vaid kumulatiivselt. Ja üks väike erinevus on siin, kes kasutab siis näiteks IFRS-i, et kui finantsvarasid mõõdetakse õiglases väärtuses ja seal IFRS järgi kasutatakse ümberhindluse reservi ehk näidatakse siis omakapitali osas, siis meile esitajates kasumi aruandes tuleb see näidata kasumi aruandes. Et see on erinevus siin, et kõik õiglase väärtuse muutused on kõik näidatakse kasumi aruandes. Ja kui ka õiglases väärtuses on tekkepõhised intressi või välja kuulutatud dividendid, siis täpselt samamoodi need näidatakse intressitulude ja vastavate finantstulude ja kulude kirjetel, et nad ei ole seal, need tekkepõhised intressid ei ole otseselt siin õiglase väärtuse sees, vaid neid näidatakse ikka kasumi aruandes eraldi. Ja need on kaks sellist erinevat punkti, mida on rõhutatud ja mida tuleb siis kasumi aruandes silmas pidada, kui on selliseid finantsvarasid loomulikult. Nii, lähme edasi tarbijakrediidi käivete aruandega. Et sellele me keskendume natuke rohkem ja toome ka mõned näited, sest see võib olla kõige selline raskem, sest et sinna tuleb mitmeid tunnuseid ühele lepingule juurde panna. Mis siin siis, millised krediidilepingud käivete aruandes kajastatakse, on siis väljastatud või vahendatud tarbijakrediidid ja ülevõtmised. Ehk siis see tähendab seda ka, et ülevõtmine, et isegi kui reaalselt krediiti ei ole välja läinud, siis ülevõtmine on uus leping ja seda näidatakse uuesti käivete aruandes. Ja samamoodi on see, et kui ühe reana näidatakse kõik need lepingud, millel on samad identifikaatorid, sealhulgas samad intressimäärad ja samad suhtarvud, kui see suhtarv on sellele lepingule kohustuslik panna. Me kohe vaatame mõningaid näiteid, aga et see on oluline, et kellel on samad, need lähevad kokku, summeeritakse siis käibed kokku ja lepingute arvud kokku ja näidatakse siis ühe reana. Kuidas, ma enne mainisin kõige alguses, et millisest perioodist alates siis seda käibeid hakatakse näitama. Et see reegel on see, et alates loa saamise hetkest ja see märksõna on tegevusperiood. Ehk siis meie jaoks, Finantsinspektsiooni jaoks on tegevusperiood alates sellest, mil on krediidiandja või vahendaja saanud tegevusloa. Need, kes on erandid, ehk siis need pangandusgruppi kuuluvad tütarettevõtted, siis nendel on juba see kohalduv, sest määrus hakkas kohalduma 1. jaanuarist ja nendel on juba 1. jaanuar kuni siis 31. märts esimene periood. Kes saab täna 11. veebruar siis, 11. veebruar saab siis loa, siis käivete aruandes näidatakse alates 11. veebruar kuni 31. märts. Et mitte 1. jaanuarist, kuna see ei olnud tegevusloaga periood. Et siin on väike erinevus ja see on ainult oluline siis esimesel perioodil nii-öelda. Et seega oleks siis selge. Et võib-olla vaatame mõned näited, et oleme toonud mõned lepingulised enam-vähem reaalselt näited, kuigi antud juhul on need hüpoteetilised, et vaatame läbi, et milliseid neid tunnuseid siis ühele lepingule tuleb juurde panna käivete aruandes. Et kõigepealt see aruande struktuur käivete aruandes, et antud hetkel mul läheb siis tabeli kujul vasakult paremale.
et määruses te näete, siis on struktuur, kui te hakkate määruse lisa lugema, siis seal on see struktuur olemas, ülevalt alla on need samad näitajad, on lepingutüüp, millel on 5 lepingutüüpi seal, kättesaamise viis, lepingu tähtaeg, intressimäär, kulutuse määr, kulukuse määr, käive, lepingute arv, tagatisvara suhe ja sissetuleku suhe. 2 viimast tagatisvara suhe ja sissetulekute suhe täidetakse ainult siis, kui tegemist on eluasemega seotud krediidiga. Ülejäänud puhul on väärtus alati 0. Ja kui me vaatame nüüd konkreetselt näidet, et olen toonud täiesti tavalise väljastatud tarbimislaen, lihtsalt rahaline krediit antud tarbijale kliendile. Antud siis näiteks antakse siis 12 veebruar 2016, mille tähtaeg on siis 12 jaanuar 2017. See tähendab seda, et tegemist on alla aastase lepingu, sest tähtaja puhul on lepinguline tähtaeg oluline. Ja seetõttu märgitakse lepingu tähtaja tunnuseks 1. Kõik need tunnused, mis ma siin näitena olen toonud, need on määruses olemas, et see määruse lisas olemas, et te saate kõik need sealt kätte. Et siin on lihtsalt näidatud, et lepingu tähtajal on 2 tunnust võimalik panna, 1 on alla 1 aasta, teine on üle 1 aasta. Ja antud juhul on tegemist alla 1 aastase laenuga ja tähtaeg on 1. Kuna tegemist on väljastatud tarbimislaenuga, lihtsalt rahaline krediit, siis tema tüüp on muu rahaline krediit ja number 5. Teine tunnus, mis on identifikaator, on siis kättesaamise viis. Me oleme siin lihtsalt pannud, et väljamakse toimub arvelduskontole, mis enamus juhtudel ilmselt on selliste laenude puhul, ning tarbijaarvelduskonto tunnus on number 2 ja siis tuleb panna vastav siis number 2 kättesaamise viisile. Ma tõin siia välja ka selle näite, et kui tegemist on lepingutasuga, mis üldjuhul alati on sees, ja see arvestatakse maha laenusummast, siis krediidikäive jääb ikkagi 1000. Mitte ei tule, et isegi kui reaalselt on väljamakse 1000 miinus 24, on siis 976, aga tegelikult on teie selle krediidiandja või vahendaja käive ikkagi 1000, sest et intressi hakkab teenima 1000. Ja samuti on siis vaja panna, need on lihtsalt hüpoteetilised näited, intress aastas, kulukus aastas, lihtsalt on näha, et on 4 koma kohta ja sellisel kujul vaja esitada. Ja lepingute arv, antud hetkel on lihtsalt mul selle näite puhul 1 leping, on 1. Ja tagatisvara suhe, sissetuleku suhe 0, kuna tegemist ei ole eluaseme krediidilepinguga, mille lepingu tüüp on 1 muidu. Ja see tähendab seda, et ühel real, ma enne mainisin seda ühel real, et siis võib-olla näitena on siin lihtsam aru saada, et kui kõik need identifikaatorid, tüüp, viis, tähtaeg, määr, tagatisvara suhe ja sissetuleku suhe on samad, siis võib käibe ja arvud summeerida ja näidata ühel real. Et selliste puhul, et nad ilmselt tulevad üsna pikad aruanded ja palju aruande real, olenevalt kui palju siis seda krediiti väljastatakse. Näide 2, kui tegemist on kauba ost järelmaksuga. Esiteks siis pannakse tunnus sinna, ma eeldan, et siis teil on kas siis oma IT-süsteemides või kuidas keegi seda aruandlust viib läbi, siis lepingu tüüp on sellisel puhul pannakse juurde 4, kuna määruse lisas on siis pandud identifikaator, et kauba ost järelmaksuga on siis lepingu tüüp 4. Millele ma tahaks siin korra rõhku pöörata, on see, et maksete arv on 12 ja see tundub nagu oleks 1-aastane leping. Aga kui vaadata nüüd lepingu tähtaegu, siis väljastati see 27 jaanuar 2016 ja tähtaeg on 15 veebruar 2017 ja see on üle aasta. Ja seda peate jälgima, mistõttu lepingu tähtaeg on üle 1 aasta leping. Et ei ole see, et 12 kuud on maksegraafik,
siis see ei ole üheaastane leping. Et igaks juhuks lihtsalt, et oleks selge, et seda on muidugi öeldud ka, et lepingu tähtajast tuleb lähtuda, siis piltlikustamiseks on siis see näide toodud. Mille ma rõhun, et me toome üksikuid näiteid hetkel, et kindlasti neid lepingutüüpe ja kuidas reaalselt on palju erinevaid. Et hiljem on meil ka e-mailid, et kui mingi spetsiifiline tüüp, siis võib alati siis pöörduda, et meile on nagu, meie juhatuse esimees ütles ka, et meie jaoks on ka uus, et kui mõni selline uuem tüüpi leping, et oleks ühtepidi arusaadav, siis me võtame endale võimaluse vastata ka hiljem sellele. Lepingutasu järelmaksuga. Oletame, et kes ostab järelmaksuga midagi ja talle koheselt ei maksa lepingutasu ja lepingutasu läheb kauba summale juurde, siis tuleb näidata selle krediidi käibena tuleb näidata see kaup pluss lepingutasu, sest intressi reaalselt hakkaks teenima siis koos lepingutasuga. Ja see eeldab siis ainult seda, et kui samad lepingutasud hakataksegi intressi teenima. Et juhul, kui ma võtan ta hiljem lepingu teise osamaksega, ma intressi sellest ei teeni, siis ma ei lisa teda. Aga ta esialgne summa jääb ikkagi ju krediidi jäägina jääb ikkagi see... Võta seda intressi teenima jäägina üles. Või maksad lepingutasu kohe ära? Kui lepingutasu makstakse kohe ära, siis ei puuduta see, siis ta ei kajastu kuskilt siin. Jah. Siis ta ei ole intressi teenimine. Siis ta käibena ei kajastata. See ongi see mõte, mis küsid, et kas siis raporteerimine käibena ainult seda osa, mille tarvitakse intressi. Jah, just, sest see on see, mille kohta intress meile, sest muidu ei oleks ka nii-öelda ühtne, et intressimäär pannakse krediidi käibele, mille tegelikult mingi väike osa, mis tegelikult intressi ei teeni. Nii. Üks väike asi veel siin, et kui on mingid lepingutasu, sellised tasaarveldamised näiteks, või siin antud juhul ta läheb juurde sellele kauba järelmaksu summale, mille ulatuses siis krediiti saab, siis seda käsitletakse kui muu kättesaamise viis, see kategooria siin. Aga kui on ühel lepingul kaks võimalust, et antakse nii rahaliselt välja mingi summa, kas siis tarbijaarvelduskontole, antud juhul müüjaarvelduskontole ja siis on veel juures muu kättesaamise viis, siis vaadatakse proportsionaalselt, milline on suurem. Seda ei pea eristama, et antud juhul on ikkagi 430 näites on see kaubaost, see läheb müüjaarvelduskontole, kes siis seda kaupa müüb ja siis krediidiandja, kes siis seda finantseerimist vahendab, tema määruse lisas on selline identifikaator number 3 tähistatud tunnusega, siis paneb ainult selle number 3 siia. Nii, järgmine näide. Sõiduauto liising. Siin ütleme, midagi sellist uut olulist erinevust ei ole, et võib-olla see intress 6 Euribor, et siis see intress, kuna intress nii-öelda muutub vastavalt, kui ta on siis iga 6 kuu tagant, et näidatakse käibe hetkel sel kehtinud siis Euribor pluss siis juurde siis fikseeritud intress, oleneb, kuidas siis mis see on, et ainult üks kord näidatakse, et siin on lihtsalt välja arvutatud, kuigi tegemist on siis muutuva intressiga. Ja sõiduauto liisingul on täpselt samamoodi, on seal siis mis tüüpi leping, vaatate sealt määruse lisas, et milline identifikaatorile, milline tunnus siis panna, on ta siis väärtus, on ta siin 2 antud hetkel, kättesaamise viis on jälle müüja arvelduskontole, kuna liising vahendab, siis kättesaamise viis on 3. Nii. Kui tegemist on mingisuguse, mul on hetkel siin autoliisingu ülevõtmine, aga kui tegemist on ükskõik mingisuguse krediidilepingu ülevõtmisega ja tekib uus krediidileping, seda tuleb uuesti näidata käibearuandest, sest et sel hetkel vaadatakse, kes see tarbija üle võtab või klient üle võtab, vaadatakse uuesti
üleilmselt need tema krediidivõimekus, intressimäärad ja sellisel juhul tuleb uuesti see esitada. Kuigi rahavoogu ei toimi. Ja sellisel jääb, et ta on ikkagi liising, ta jääb ikka autoliisinguks, seega lepingutüüp iseenesest ei muutu, aga kättesaamise viis, kuna rahavoogu ei toimu, siis selle määruse lisas on identifikaatoril kättesaamise viisi muu, seal on veel seletus ka all, et mis see muu tähendab, tuleb esitada see tunnus. Elamu kinnisvaraga seotud laen. Et antud hetkel on siis antud mingi laen, kellele siis tarbija või klient on elamu kinnisvara tagatiseks pandud, näitena on toodud. Sel juhul on lepingu tüüp on siis elamu kinnisvaraga seotud krediit, mis on üks lepingu tüüp ja number 1 selle tunnus ning tuleb siis aruandes sisestada 1. Kuna tegemist on arvelduskontole, antakse laen välja, kättesaame viis on tarbija arvelduskontole, tunnus on 2 sel juhul, tähtaeg on pikaajaline üle 1 aasta, tähtaeg on 2. Võib-olla selle näite puhul on siis oluline see, et siin on tagatis, siis tuleb välja arutada ka tagatisvara suhe, tagatis on elamuaseme kinnisvaraga seotud laen, siis tagatisvara suhe ja sissetuleku suhe. Eelmiste näidete puhul seda ei olnud arutatud, sest lepingu tüüp ei olnud number 1, ehk ta ei olnud eluasemega seotud laen. Ja samamoodi on ära toodud siis seal määruse lisades vastavalt need protsendid, mis on tagatisvara suhe ja vastavalt sellele võtate siis sealt selle tunnuse ja vastavale laenule läheb see juurde. Me tegime ühe hüpoteetilise näite, et äkki on turul ka selliseid laene, et kus maksed esimesed kuud on üks ja sama, näiteks 60 eurot on 60 kuud ja 61. ehk siis viimane makse on mingi jääkväärtus jäetakse ja see on 2800. Kuna tegemist on elamu kinnisvara laenuga, siis on vaja arvestada välja sissetuleku suhe. Ja meie eeldame siis seda, et võetakse arvesse kogu perioodi. Mitte ainult esimest makset 60 siis jagatakse siis nende intressi ja jäägimaksetega, vaid tuleb arvesse võtta, vastupidi, vaid tuleb arvesse võtta kogu ja seega meie eeldus on see, et arvestatakse välja see keskmine makse antud juhul. Et oleks aru saada, et klient on võimeline ka perioodi lõpul selle summa tagasi maksma. Ma ütlen, et kui võimalik, et selliseid lepinguid ei ole palju ja ei teki probleem aruannet esitada, aga antud näite puhul oleks siis see, et võetakse arvesse kogu seda perioodi ja maksevõimet. Viimane näide on siis remondilaen ja näiteks tagatiseks on antud sõiduk. Siin on see, et remondilaen on tavaline muu rahaline krediit ja tema lepingu tüüp on 5. Et isegi kui ta on remont, siis ta ei ole eluasemega seotud krediit. Ja siin muud sellist ei ole, kättesaamise viis on, et tarbija arvelduskontole, need on kõik korduvad näited, mis ma toon, et lihtsalt erinevus oli see, et kuigi on olemas tagatissõiduk ja ta on remondilaen, siis ta ei ole elamu kinnisvaraga seotud laen. Krediidikäivete aruandest hetkel on kõik, et see on siis määruse lisa number 3, kus siis tuleb vaadata neid tunnuseid, millest rääkisime ja saab siis seda sealt järgida. Järgmine aruanne, mis on siis tarbija krediidilepingu jääkide aruanne. Siin on täpselt need jäägid, milles ma ennem teile bilansis näitasin, neid kirjad, et need jäägid, mis on siis seal bilansikirjetel kajastatud.
aga erinevus on see, et see valdkond on määruses välja toodud, et 3.1, 8.1 need tarbijakrediidid, aga kui te mäletate, siis seal ma ütlesin, seal on netosummas näidatud ja siis hiljem näidatakse seal hulgas allahindlus. Siis siin jääkide aruandes on need brutosummad, et jääke ei näidata siis koos allahindlustada, vaid ilma allahindlusteta. Vaatame mõne... Mul ei ole eraldi näite, need on täpselt samad need näited, aga lihtsalt, et oleks aru saada, milline see struktuur saab olema. On täpselt samamoodi lepingutüüp, millest ennem rääkisime, lepingu tähtaeg. On jääk, on siis lepingute arv ning siis tuleb veel näidata jääkide aruandes juurde, kui palju on üle 30 päeva viivises krediidi jääk, üle 30 päeva viivises lepingute arv ja samamoodi nende samade viivislaenude intressijääk. Oluline on siin, et siin näidatakse ainult see osa, mis on viivises, mitte nüüd kogu seda, et kui on üle 30 päeva, üle 90 päeva on viivises, siis ei näidata kogu jääki siin selles üle 90 päevas, vaid näidatakse see osa, kui palju on maksmata. Ja samuti on siis veel üks struktuuri osa on seal aruandes sissenõudmiskulud, et seal on sissenõudmiskulud on siis meil vastavalt siis selle krediidiandja seadusele, kus on siis millised need kulud sinna arvestatakse. Ja sealt vist läheb, jah, võlaõigusseadusele siis on siis see definitsioon. Kõigil aruannetel on üks ja sama nõudmine, kui need identifikaatorid on samad, näidatakse ühel real. See tähendab, et kui mul on jääkide aruanne, siis minul on antud hetkel 2 tüüpi neid identifikaatorid, lepingutüüp ja lepingu tähtaeg. Ja kui mul on lepingutüüp ja tähtaeg täpselt samad, siis need näidatakse ühel real. Ehk mul ei saa olla olukorda, mis on siin... et mul saab olla nii lepingutüüp 2 korda 1 ja sama, et mul on 5 ja 1 ja siis järgmine rida tuleb 5 ja 1. Et seda ei saa olla ja seda näeb ka siit, et siin on arv on kokku summeeritud, siis on need mitu lepingut see sisaldab. Et seetõttu need aruanded, jääkide aruanne sellisel viisil nad ei ole niivõrd pikad. Jääkide aruandest veel, et siin mult ongi nüüd välja toodud, et mis see krediidijääk on, et bilansiline jääk ilma intressideta ja sisaldab kõiki krediidi põhiosa maksmata osi. Et seal ei ole muid nõudeid juures, et see on puhas jääk. Ja sellest ma rääkisin, et üle 90 päeva tuleb ainult näidata see osa, mis on maksmata. Ja sissenõudmis, vot siin on see paragrahv ka toodud, et seda sissenõudmiskulude, millised tuleb näidata, on siis sealt saab täpsema definitsiooni. Nii, tarbijate aruanne. See on üsna lühike aruanne. On täpselt samamoodi näidatakse siis nende tarbijad on need, kellel on siis tarbijakrediit väljastatud konkreetselt. Ja tarbijate arv aruande lõpuseisuga. Ja aruande struktuur on siis selle rahandusministri määruse lisas 5. Ja iseenesest on siin ainult 3 struktuuri osa, mis tüüpi leping, jääk ja palju on siis tarbijate arv. Siin on selgituseks seda, et lepingutüüpe on 5, mis tähendab, et kui üks krediidiandja annab välja kõiki tüüpi lepinguid, siis ta saab maksimaalselt siin olla 5, sest ülejäänud jääk ja tarbijate arv summeeritakse ühele reale. Ja sellest võime siis välja lugeda ka seda, et ühel tarbijal võib olla mitu lepingutüüpi ja neid tarbijaid näidatakse siis, kui ühel kliendil võib olla mitu lepingutüüpi, aga neid näidatakse kui 2 tarbijana antud juhul, et kellel on näiteks järelmaks pluss autoliising, siis ta on meie jaoks on nad erinevatel ridadel. Et sel juhul tarbija ei pruugi alati võrduda kliendiga, et klientide arvuga alati ei pruugi võrduda. Jah, palun. Kui on 2 järelmaksu ühel? Siis ta on 1 tarbija, te näitate ühel real seda. Ehk siis oli number 4 vist on tarbija, siis ta on, sest et ongi lepingutüüpe on 5 tüüpi, 1, 2, 3, 4, 5. Et kui ühel on täpselt ainult 2 seda, siis jääk summeeritakse, aga tarbijate arv jääb 1.
nii, oleme jõudnud viimase aruandeni, mis on maha kantud nõuete aruanne. Samamoodi on see lühike struktuur ja täpselt samal põhimõttel on lepingutüübi järgi. Ja näidatakse siis bilansist maha kantud, siis milline see eelnevalt oli bilansilises väärtuses ja muude nõueteta ja allahindlusteta summa, mis on bilansist maha kantud. Ehk siis bilansilises väärtuses, muude nõueteta ja allahindlusteta. Samamoodi, kui tegemist on liisinguga ja on maha kantud liising, siis neid on kokku on maha kantud mitu liisingut, siis need summeeritakse ja arv mitu siis lepingut on summeeritud, siis ka vastavalt summeeritakse. Et need on natuke lihtsamad aruanded ja lühikesed aruanded. Sellega on meie nüüd aruande sisuline osa lõpetatud. Et kui teil on praegu küsimusi veel selle kohta, võite küsida. Siia võite ka, kui teil edaspidi aruandlusega seotud küsimusi on, siis meie teisele finantsaruandluse spetsialistile võite edastada kirju. Karin pani ja regulatsioonide aruandluse üld e-mailile võib ka alati saata, mis on aruandlus@fi.ee ja karin.pani@fi.ee. Et kui on mingid spetsiifilisi küsimused, et me siis vastame või mingeid spetsiifiliseid lepinguid, et kuidas mida kajastada. Minu poolt on kõik. Aitäh ja ma annan sõna siis, kuidas te nüüd kõike seda tehniliselt meile edastama peate. Tere ka minu poolt. Minu nimi on Erko Kõrgema ja kui Merje rääkis teile aruannete sisulisest poolest, siis mina räägin teile aruannete esitamise tehnilisest poolest. Et rahandusministri poolt on kehtestatud määrus, mille järgi teil on kohustus esitada meile regulaarset aruandlust. Ja antud määruse paragrahv 5 sätestab, et esitatud aruanded peavad olema elektroonilised ja vormindatud XML dokumentidena. Ja lisaks peab järgima andmevahetuse turvamise nõudeid ja XML dokumentide vormindamise nõudeid, mis on sätestatud Eesti Panga presidendi määrusega. Kui see XML tundub esialgu sellise raketiteadusena, siis tegelikult meil on olemas lihtsamad abivahendid, mis hõlbustavad teil XML dokumentide genereerimist, aga sellest ma räägin mõni hetk hiljem. Iga aruande kohta on meil valmis tehtud XML skeem, kus on ära määratud aruannete sisu, aruannete struktuur ja aruannete lubatud väärtused. Kõik need skeemid on kättesaadavad meie kodulehel, siin on see aadress ja seal samas aadressil on ka selline sisukorra fail, skeemid XML, kus on kirjas, milline konkreetne skeem, millisel ajahetkel on kehtiv, sest tulevikus võib olla olukord, et aruande struktuur muutub, selle kohta tehakse uus rahandusministri määrus ja millest tulenevalt tuleb teha ka uus aruandeskeem. Et siit aadressilt leiate kõik selle info, millised skeemid hetkel on aktuaalsed. Kõik meile esitatud aruanded peavad olema allkirjastatud ja krüpteeritud. Ja allkirjastamiseks ja krüpteerimiseks on võimalik kasutada ID-kaarti või ka PGP-d. Me ise eelistame, et te kasutaksite ID-kaarti. Miks? Seda ma räägin mõne hetke pärast. Ja enne, kui te saate hakata üldse meile aruanded esitama, ID-kaardi puhul tuleb teil esitada meile vabas vormis allkirjastatud akt, kus on aruannete esitajate nimed ja isikukoodid ja akt peab olema allkirjastatud teie ettevõtte allkirjaõiguslik isiku poolt. Kui aruandeid hakkab esitama seesama isik, kes on allkirjaõiguslik, siis akt tuleb esitada meile ikkagi, et me saaksime isikukoodi ja nime teada vastavalt oma süsteemi lisada. Ja aruanded ja ID-kaardiga allkirjastatud aruanded tuleb krüpteerida Finantsinspektsiooni digitemplile tunnusega Finantsinspektsioon:aruandlus. Kui te soovite kasutada PGP aruannete allkirjastamiseks krüpteerimiseks, siis teil tuleb genereerida PGP võti, edastada meile PGP avalik võti, mis järel me kontrollime, et see on sobiv, allkirjastame võtmete vahetamise akti ja seejärel saate hakata PGP-ga aruandeid esitama. Kellel on PGP vastu huvi, see võib minuga otse ühendust võtta, et siis me saame täpsemad tingimused kokku leppida. Aruannete esitamine. Aruannete esitamiseks on erinevad võimalused.
üks võimalus on esitada aruanded e-kirja manustena. E-kirja manused peavad olema allkirjastatud ja krüpteeritud ja kehtib põhimõte, et üks aruanne, üks manus. Ehk siis ei ole võimalik, et te võtate 5 aruannet, allkirjastate need koos ühte konteinerisse, krüpteerite ja edastate meile. Et sellisel juhul te peate 5 erinevat faili saatma meile. Et siin on just tulevikus tõestusväärtuse tagamiseks on meil seda vaja, et kui mõni aruanne on vigane, et siis me saame lähtuda sellest. Teine võimalus on kasutada meie aruandluse portaali, FIE-aruandlus ja vaat siin tulebki mängu ID-kaart, et antud portaali on võimalik siseneda ainult ID-kaardiga, et kui te tahate kasutada PGP-d, siis põhimõtteliselt portaalid ei saa siseneda, et sisenemine toimub ainult ID-kaardi abil. Ja kolmas võimalus kasutada aruannete esitamiseks on web service. Kui keegi seda soovib kasutada, siis jälle võtke minuga otseühendust, lepime tingimused täpsemalt kokku. Et mul ei ole mõtet hakata siin väga tehnilist juttu hetkel rääkima. Aruandluse portaal. Nagu mainisin, toimub sisenemine ainult ID-kaardiga. Aruandluse portaali kaudu on võimalik jälgida aruannete laekumise seisu, mis staatus need on, millal tulevad tähtajad, kas teil on esitatud, esitamata ja nii edasi. Samuti on võimalik aruandluse portaali kaudu aruanded käsitsi sisestada nii-öelda veebivormide kaudu. Ja on võimalik ka eelnevalt koostatud XML-faile üles laadida ja need üleslaaditavad formaadid on ka siin erinevad, et te võite need eelnevalt allkirjastada, ja krüpteerida, võite lihtsalt seesama XML-faili üles laadida. Kui te laadite lihtsalt XML-faili üles, et siis süsteem käsib teil selle portaalis allkirjastada ja selle võetakse töötlusse. Et see süsteem ei ole selline otsene reaalajaline süsteem, et kui te esitate portaali kaudu selle aruande ära, siis aruande staatuse infot uuendatakse umbes 10 minuti intervalli. Nüüd mul ongi mõned ekraanipildid toodud siin välja, et milline see portaal nagu välja näeb. Sisenemine toimub ID-kaardiga. Kui te sisenete, siis esimene vaade ongi selline aruannete staatuse vaade, et siin on näha, et mis aruanne, mis kuupäev, mis on selle hetke olek ja millal see on meile laekunud. Kui te olete aruandest mitu versiooni saatnud, siis on erinevad versioonid ja siin saate liikuda erinevate perioodide vahel, et saadata minevikus, et mis on teie aruannete seis olnud ja nii edasi. Esmakordsel sisenemisel tasuks ära täita selline info, mis avaneb siit isikukoodi alt. Et see info läheb igasse aruandesse sisse ja selle järgi me saame teiega ühendust võtta, kui aruannetega on mingid probleeme, et kas seal on sisulisi vigasid, kas seal on tehnilisi probleeme ja on võimalik ka selline kinnitus saada, et iga kord, kui aruanne võetakse töötlusse, tuleb teile e-mail, et aruanne on võetud töötlusse. Et selle jaoks on esmakordsel sisenemisel mõistlik täita selline info. Aruannete käsitsi sisestamiseks tuleb liikuda alajaotusse aruanded, valida periood, millise perioodi kohta te aruandeid soovite esitada, valida, millist aruannet soovite esitada ja pluss nupu alt avaneb siis antud aruannet. Siin on 2 tüüpi aruanded, ühed on nii-öelda kinnised aruanded ehk bilanss ja kasum ja teised on siis lahtiste ridadega aruanded, et vastavalt nii palju, kui teil andmeid on, nii palju sisestate sinna aruandesse. Siin on üks näide bilansist, et avaneb selline vaade, võtate redigeerimise vaate, täidate need väljad ära ja siis saate selle esitada. Et siin on teine näide, mis on nii-öelda lahtiste ridadega aruanne. Et ridu tuleb siia vastavalt nii palju, kui teil andmeid on. Siin all on nupud, mis näitavad, et on võimalik valideerida. Valideeritakse ära, kas aruanne on korrektne või on seal mingid sisulised vead ja peale seda allkirjastamine. Et kui te olete selle andmed siia süsteemi sisestanud ja allkirjastanud ei ole, siis need andmed meieni ei jõua ja neid me ei saa sellise kujul aktsepteerida. Ja kolmas võimalus oli siis ka samamoodi siit aruanded alajaotusest on võimalik faile üles laadida. Siin mul hetkel on see nimekiri natuke pikem, kui ta teil saab olema, aga põhimõtteliselt siia tekivad, kui te siit olete käsitsi aruanded sisestanud, siia tekivad kirjed, millega teil on võimalik hiljem neid muuta või uuesti esitada vastavalt vajadusele.
ja siin on erinevad staatused, et kui see sisestamisel on, see tähendab seda, et see aruanne meieni ei ole jõudnud veel, et te olete seda andmeid siin täitnud, võib-olla täidate hiljem uuesti või parandate midagi, et kui ta on staatuse esitatud, siis ta jõuab alles meieni. Ja teine abivahend, üks abivahend oli portaal, mille kaudu te saate meile aruanded esitada. Ja teine abivahend on XML generaator. Tegemist on sellise Exceli töölehel oleva makroga, mis aitab genereerida XML aruanded. Et tegemist on sellise väga lihtsa Exceli failiga, kus siis tuleb kõigepealt täita ära päiseinfo, ehk siis mis on teie ettevõtte kood, nimi ja nii edasi, ja seejärel väärtused. Siin mul on toodud siin bilansi näide, et siin on bilansi kirjekoodid, selekteerite nüüd need kirjekoodid ära, selle piirkonna ja vajutate XML nuppu ja siin öeldakse, et genereeritud XML aruanne. Antud Excelile me sellist tuge ei paku, et selles mõttes, et kes soovib seda kasutada, see peab ise hakkama saama, et me ei suuda siin kõikidele küsimustele vastata, et ühel on üks Excel, teisel teine Excel, temal ei tööta. Et selles mõttes, et kui te soovite seda kasutada, siis peate ise hakkama saama. Ja samamoodi, et siin on praegu, mul on näide tehtud ainult bilansi kohta, et kui te tahate seda sama näiteks kasutada kasumi aruande kohta, siis te peate need kirjekoodid siit vastavalt ära vahetama ja saate kasutada seda kasumiaruande. Loomulikult tuleb aruande kood ka siit ära vahetada sellisel juhul. Mul on presentatsioonis välja toodud ka viited, et siin on portaali aadress, skeemide aadress ja siin on viide selle samale Exceli failile. Kui teil on küsimusi, vastan meelsasti. Kas kõik on selge või ei saanud mitte midagi aru? Aga siis aitäh!